Otsesed vastused. Meil on vaja otseseid vastuseid. Meil on võime hävitada kõik, mis asub Pikeksi mäe all. Senator, meie võimed on konfidentsiaalsed, kuid kui keegi maailmas suudab ükskõik milleni jõuda, siis on see Ameerika Ühendriikide armee, maailma kõige võimsam armee. See on seotud valikute ja järeleandmistega. Iraan satub paanikasse pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide sõjaminister paljastab, kuidas Ameerika relvajõud hävitavad Kirkamäe. Selle teisipäeva, 2026. aasta 21. juuli viimastel tundidel. Sekretär Pete Hegseth kinnitas senati ees, et Ameerika Ühendriikide relvajõududel on salajased võimed jõuda kaitstud rajatisteni ükskõik millises maailma osas. Avaldus tuli just siis, kui Donald Trump kinnitas, et kavatseb peagi rünnata Iraani maa-alust kompleksi, mis asub Natanzi lähedal. Selles Clash Reporti avaldatud videos küsib senaator John Kennedy Pete Hegsethilt, kas Ameerika Ühendriigid suudavad hävitada kõik, mis on peidetud Kirkade mäe alla. Pete Hegseth väldib varustuse, plaanide või operatiivsete üksikasjade avalikustamist, sest suur osa neist võimetest on endiselt salastatud. Sellegipoolest kinnitab ta, et ükski rajatis ei ole täielikult Ameerika sõjalise jõu haardeulatusest väljas. Ütlused anti Washingtonis senatis kuulamisel, mis käsitles Trumpi valitsuse esitatud täiendavate vahendite taotlust. Istung algas kohaliku aja järgi kell 2:30 pärastlõunal ning selle võttis kiiresti üle arutelu Iraani vastase sõja, mereblokaadi ja Iraani tuumaprogrammi edenemise üle. Kirkamägi asub umbes 220 kilomeetrit Teheranist lõuna pool, Natanzi tuumakompleksi lähedal. Satelliidipildid näitavad 220 meetrit üle 100 meetri kivimit ja tugevdatud sissepääse. Ehitus algas pärast rünnakuid ja sabotaaži, mis tabasid Natanzi. Kusjuures Iraani võimud väitsid, et see koht oleks mõeldud täiustatud tsentrifuugide tootmiseks. Iraani režiim otsustas selle rajatise peita mäe sisemusse, sest maa-aluseid rajatisi on raskem leida, neile ligi pääseda ja neid kahjustada. Teherani probleem seisneb selles, et Trump on nüüd peidupaiga avalikult sihtmärgiks muutnud. President kinnitas Valges Majas, et Ameerika Ühendriigid tabavad seda piirkonda tõenäoliselt väga varsti ja tohutu jõuga. Kas te usute, et Iraan viis tuumatsentrifuugid Pikaksi mäe alla? Ja kui te ütlete, et me pole veel lõpetanud, siis mis on veel tegemata? Ma arvan, et nad võisid seda teha. Meil pole selle kohta andmeid. Me loeme ainult võltsuudiseid, me näeme neid. Uudised eksivad nii palju, et võib-olla seekord neil on õigus. Aga olgu pealegi. See ei tähenda midagi, kui neil pole materjali. Sa räägid tsentrifuugidest. Jah, see loeb ainult siis, kui neil on materjal olemas. Me jälgime neid. Tegutsemine toimub seal. Ja me ründame seda piirkonda kindlasti. Väga tõenäoliselt juba üsna varsti. Ja pole midagi, mitte midagi, mida nad saaksid selle vastu teha. Tead, tavaliselt ma ei ütleks seda. Kui ma arvaksin, et nad võiksid midagi selle vastu teha, siis ma ei ütleks seda kunagi. Aga me ründame seda piirkonda. Varsti ja väga jõuliselt. Iisraeli poolt Ameerika Ühendriikidele edastatud teave tekitas kahtluse, et tuhanded tsentrifuugid olevat kompleksi üle viidud. Trump tunnistas, et see võimalus on olemas, kuid rõhutas, et Washingtonil ei ole veel täielikku avalikku kinnitust. Olukord püsib plahvatusohtlikuna, sest rahvusvaheline aatomienergiaagentuur ei suuda ohutult kontrollida, mis Iraani tunnelitesse on paigaldatud. Just selles punktis asetas Hegseth Iraani režiimi õudusunenäoga silmitsi. Pentagon ei avaldanud, milliseid võimekusi kavatsetakse kasutada, mitu etappi oleks vajalik või kust operatsioon algaks. Teises Clash Reporti avaldatud videos tõstab Hegseth häält, kui temad küsitakse sõjalise kampaania kohta. Ta küsib senaatoritelt, kas nad aktsepteeriksid olukorda, kus äärmuslased kontrollivad tuumarelva, mis suudab maailma ähvardada. Ma hindan seda, kuidas keegi pole sõda võitnud, kuid ma seisan komisjoni ees, mis tahab ainult sellest rääkida. 4 aastat on räägitud strateegilisest kaotusest 4-kuulises konfliktis, mille eesmärk oli takistada Iraanil tuumapommi hankimist. Selles linnas puudub perspektiiv selle ajaloolise saavutuse suhtes, mida president Trump praegu teeb. Kas te tõesti tahate, et islami äärmuslastel oleksid tuumarelvad?
pommi, et maailmale vastu astuda. Ärge pidage kõnet, mul pole aega. ma ei saanud aru. Sa ei saa mu küsimusele vastata, nii et ma liigun järgmise juurde. avaldus tugevdab Trumpi valitsuse esitatud põhjendust takistada Iraani režiimil tsentrifuugide ja materjalide peitmist üha sügavamatesse rajatistesse. Hexet kiitis veel Trumpi jõupingutuste ja julguse eest takistada Iraanil tuumarelva poole liikumist. Sekretär käsitles Iraani programmi kui konkreetset ohtu, mida ei saa eirata, samal ajal kui režiim tugevdab tunneleid, hajutab seadmeid ja piirab rahvusvaheliste inspektorite ligipääsu. Neid selliseid võimalikke olukordi oli oodata ja just sel põhjusel väärib president Trump tunnustust selle jõupingutuse juhtimise eest ning julguse eest tagada, et radikaalsed islamistid ei saaks tuumarelva, millega meid ähvardada. Kuulamine paljastas ka operatsiooni tohutu ulatuse. Hexet teatas, et sõda on juba maksma läinud umbes $37,5 miljardit. Pentagon nõuab 10 miljardeid lisaks, et täiendada laskemoona, maksta sõjaväelastele, hoida lennukeid töökorras ja asendada lahingutes kasutatud varustust. Ta hoiatas, et nende ressursside puudumine võib põhjustada kärpeid väljaõppes ja ohustada kaitset rakettide ja droonide vastu. Kui Hexet rääkis senatis, olid Ameerika sõjalennukid Lähis-Idas intensiivses liikumises. Avatud allikatel põhinev profiil. Intel registreeris 6 KC-135 tankurlennukit, mis tegutsesid Iisraeli ja Jordaania kohal. Üks raske veolennuk Saudi Araabia kohal, varajase hoiatuse lennuk piirkonnas ja teised tankurlennukid Pärsia lahe kohal. See liikumine sobib kokku õhukampaaniaga, mis on kestnud juba 10. järjestikuse öö. Ameerika Ühendriikide keskkomando teatas, et Ameerika väed tabasid juhtimiskeskusi, õhutõrjesüsteeme, mererajatisi ja punkte, mida kasutati rakettide ja droonide väljalaskmiseks. Selles videos, mille avaldas profiil Assim, astub senaator Patty Murray Hexetile vastu Hormuzi väina teemal. Ta küsib, kuidas Iraan suutis mereliiklust oluliselt vähendada pärast seda, kui sekretär väitis, et Ameerika Ühendriigid kontrollisid väina läbipääsu. Hexet vastab, et Washington on juba pikka aega piirkonna liikumist kontrollinud, kuid tunnistab, et Iraan suudab siiski aeg-ajalt kaubalaevu rünnata. Jätkame. 5. mail ütlesite, et Iraan ei kontrolli väina ja väitsite, et selle kohal on punane, valge ja sinine kuppel. Kui see oleks tõsi, siis kuidas suutis Iraan eelmisel nädalal väina laevaliikluse peaaegu nullini vähendada? Me veedesime Vabaduse projekti raames Iraani nina all 400-500 miljonit barrelit naftat. Tegime kõike salaja, sest diskreetselt tegutseda oli palju tõhusam kui avalikult. Nii et me oleme juba üsna kaua sealset liiklust kontrollinud. Aga kas nad jätkaksid laevade tulistamist? Just nii juhtuski. Meil oli relvarahu. Ja siis ründasid nad hooletult kaubalaevu nagu... Hexet kinnitab samuti, et ameeriklaste blokaad Iraani laevade ja Iraani sadamatesse suunduvate laevade vastu on endiselt tõhus. Tema sõnul ei võta režiim tasusid, mida ta ähvardas kehtestada ning 10 laevad on juba sunnitud olnud taanduma, marsruuti muutma või katkestama Iraani sadamatega seotud tegevuse. Aga te ütlesite ka samal pressikonverentsil, et Iraan peab lubama laevadel vabalt läbi sõita, sest need rahvusvahelised veed kuuluvad kõigile riikidele, mitte Iraanile teemaksu kogumiseks. Eelmisel nädalal tegi president Trump ettepaneku võtta igalt laevalt 20 suurust teemaksu väinas. Lähtudes teie vastuseisust teemaksudele, kas palusite presidendil sellest ideest loobuda või tegi seda keegi teine? Iraan ei võta teemaksu, nad tulistavad praegu laevu. Aga Trump ütles, et tahab võtta 20% teemaksu. Me blokeerisime nüüd kõik Iraani laevad ja sadamad. Ja see on tõhus. Minu aeg on läbi. Ja siis blokaad taastati pärast uusi rünnakuid laevaliikluse vastu Hormuzi väinas. Just siis suureneb surve Teheranile igast küljest. Ameerika Ühendriigid ründavad öösel sõjalisi rajatisi, blokeerivad mereteid, jälgivad õhuruumi ja hoiavad Kirkamäge avaliku ähvarduse all.
Trump teatas veel, et tal ei ole hetkel huvi läbirääkimisi uuesti alustada, sest tema sõnul otsivad iraanlased kohtumist alles siis, kui nad mõistavad, et on rünnaku all purustatud. Iraan püüab reageerida rakettide, droonide ja rünnakutega Ameerika Ühendriikidega seotud rajatiste vastu Pärsia lahes. Sel teisipäeval teatasid Iraani väed, et nad tabasid Ameerika positsioone Bahreinis, Kuveidis ja Jordaanias. Laev sai samuti tabamuse Hormusi väinas, sundides meeskonda aluse maha jätma. Washington vastas rünnakuid jätkates, sihtides sihtmärke Iraani territooriumi lõuna ja lääne osas. Selles Marion Naufali avaldatud sisus ilmub veel uudis, et Iraani õhutõrje tulistas drooni alla Ida-Aserbaidžaani provintsis. Postitus tõstatab võimaluse, et tegemist võib olla Ameerika R-670 või Iisraeli Haropiga, kuid seda tuvastus pole kinnitatud. Iraani meedia teatas vaid, et tegemist oli vaenuliku ühesuunalise ründedrooniga, mille püüdis kinni integreeritud õhutõrjevõrk. Tuvastamise puudumine näitab Iraanis valitsevat valvsuse õhkkonda. Iga taevas tuvastatud objekt põhjustab nüüd kohese reaktsiooni, sest juhtimiskeskused, radarid, heiteseadeldised ja maa-alused rajatised on jälgimise all. Režiim püüab välja selgitada, kust lennud tulevad ja milliseid piirkondi jälgitakse, samal ajal kui Pentagoni salastatud platvormide kohta valitseb vaikus. Režiim otsustas teha avalikuks ähvarduse mäega varjatud rajatise vastu, sest soovib sundida Iraani sealt varustust eemaldama, nõustuma inspekteerimisega või pidama läbirääkimisi äärmise surve all. Üks asi, millele Teheran panustas, oli see, et tohutu kivikihi alla maetud rajatis jääb puutumatuks. Teheran Rockset vastas senaatis, et Ameerika Ühendriikide armee suudab jõuda ükskõik kuhu maa peal, samal ajal kui Ameerika väed jätkavad süsteemi pommitamist. Iraani sõjaline süsteem ja nad valmistuvad rünnaku järgmise etapi jaoks. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toeta meie projekti ja panusta rahaliselt, kasutades Pix-võtit, mis ilmub sinu ekraanile. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida sind tõega kursis. Sinu panus aitab meil jätkata.